Tere hommikust! Mina olen Triin Toomesaar ja ma töötan sihtasutuse Kiusamisvaba kool tegevjuhina. Ja täna selles imelises e-tunnis me räägime kiusamisest ja sellest, mida igaüks meist saab teha selleks, et kiusamist oleks vähem, et igaüks meist julgeks kiusamisele vastu seista. Ma kasvasin üles ja õppisin ühes pigem pisikeses Eesti linnas ja käisin Kehra keskkoolis. Tänaseks on see siis gümnaasiumi nimetusega. Ja ma olin selline üsna tubli õpilane, käisin muusikakoolis, õppisin kannelt ja kuna ma olen päritolult ka setu, siis oma emaga laulsin siis ja laulan ka praegu setu rahvalaule. Otsustasin pärast põhikooli lõpetamist minna Jakob Westholmi gümnaasiumisse ja avastasin üsna pea, et mulle pakub huvi poliitika ja ma tahtsin seda lähemalt uurida. Ja läksin õppima siis politoloogiat ja täna olengi politoloogia magistrikraadiga. Aga vahepeal otsustasin minna töötama õpetajana ja õpetajana töötades jõudsin kiusamise teema juurde. Alustasin selle sihtasutuse juures vabatahtlikuna ja täna siis saangi töötada tegevjuhina. Nüüd meie igapäevane tegevus tegelikult ei puuduta üldse lastega koostööd. Meie õpetame õpetajaid selleks, et nemad ise oskaksid oma õpilastele, oma klassi lastele paremini toeks olla, et kiusamist oleks vähem ja et need juhtumid, mis aset leiavad, saaksid võimalikult kiiresti lõppu. Aga kiusamist, kui mõelda, et miks seda üldse oluline vähendada on, siis me peame teadma seda, et kiusamisel on negatiivsed tagajärjed, pahad, halvad mõjud siis kõigile, kes seda pealt näevad, mitte ainult neile, kes kiusamises kuidagi osalevad, kas ohvrina või siis kiusajana. Aga me samal ajal, nagu te jõudsite võib-olla õpetajaga juba arutelda, et kõik tegevused, kõik halvad tegevused, mis meil kaaslastega koos mõnikord juhtuvad, ei ole kiusamised. Et kiusamine on siis, kui me teeme kellelegi korduvalt, tahtlikult haiget ning tema ei oska ennast mingil põhjusel selles situatsioonis kaitsta. Kas tal on vähem kaaslasi, kes teda toetaksid või lihtsalt oskustest jääb puudu, et tema ei tea, kuidas seda olukorda lõpetada. Meile kõrvalseisjana võib tunduda, et no mis see väike asi siis ära ei ole, et no küll ta saab üle sellest olukorrast ja pealegi me tegime üldse ainult nalja, aga tegelikult on oluline teada, et kiusamisel on sellised mõjud, mis tulevad meiega kaasa ka täiskasvanu eas. Et kui ohvritega vestelda siis, kui nad on koolist juba ära läinud, siis nad meenutavad seda kooliaega päris kurvalt ja oskavad ka välja tuua, kuidas see neid tänagi mõjutab. Näiteks üks 30-aastane Linda, umbes sama vana kui mina, natukene vanem, ütleb, et praegu on tal sõpru küll rohkem kui kooli ajal, aga tal siiamaani võtab kaua aega enne, kui ta päriselt kedagi usaldama hakkab. Ja tal on ärevust, depressiooni rohkem ja näiteks, kui ta kellegagi tülitseb, siis ta kardab mõnikord ikka veel, et sõbrad võivad hakata teda tõrjuma või teda kiusama. Aga kiusajatel ka ei ole kerge, et väga paljud need kes on lapsepõlves kiusanud, kahetsevad seda hiljem. Neil on piinlik selle ohvri ees, et mida ma ikka lapsepõlves tegin. Ja nende suhtlemisoskused võivad ka jäädagi selliseks kehvemaks, et me arvame, et nii ongi õige töökeskkonnas asju lahendada, aga ka kurvameelsus ja enesekindluse mured kimbutavad kiusajaid rohkem. Kui sa nüüd mõtled sellele, kas sinu kaaslasel on halb või mis ta võib tunda, kui talle haiget tehakse, kui teda tõrjutakse või kui talle saadetakse küberkeskkonnas kurje sõnumeid, siis kui sa mõtled, mida ta tunneb selles olukorras, siis tahad teda võib-olla rohkem
aidata, olla talle toeks. Sest kiusamine saab kesta ainult siis, kui teised midagi ei tee. Kui me kaaslased ei luba kiusata, siis on kiusamist võimalik peatada. Oluline on teada, et enamik sinu kaaslasi arvab, et kiusamine on halb. Enamik neist leiab, et see ei ole okei ja lihtsalt ei julge võib-olla midagi ette võtta, et ohvrile appi minna. Nüüd, kui klassis on umbes 20 õpilast, ma panin siia sellise hea klassikoosluse laua peale, et kui klassis on umbes 20 õpilast, siis kui me mõtleme, kui paljud nendest õpilastest siin võiksid olla ohvrile toeks, siis näiteks 20 õpilasega klassis on umbes 2 kiusajat võib-olla, ei pruugi, aga võib-olla, mis tähendab, et ülejäänud õpilased tegelikult ei kiusa. Siis võib seal olla umbes 2 ohvrit. Kiusajal on mõned sõbrad, kes natukene teda võivad aidata ja sellised, kes ise ei kiusa, aga neil võivad tulla sellised mõtted, et kuule, teeks äkki midagi. Ülejäänud seltskond vaatavad pealt ja tegelikult mõtlevad kõik see aeg, et no küll see on ikka nõme tegevus. Ja umbes 4 nendest pealtvaatajatest on tavaliselt need õpilased, kes julgeksid midagi teha, kes julgeksid vastu seista, minna kiusaja juurde ja öelda stopp. See nüüd küll ei lähe. Ehk siis kõrvalseisjate vastutus on seista grupi survele vastu. Oluline on ohvrile näidata, et sinu meelest see, mis temaga tehakse, on vale ja et sina oled tema poolt ja tahad teda toetada. Seda sa saad teha temaga füüsiliselt suheldes, temaga rääkides või siis sa saad seda teha ka küberkeskkonnas. Nutitelefonid meil on kõigil taskus olemas. Kui sa tead ja näed, et klassis on näiteks üks kaaslane, kes ütleb teisele halvasti või kes ongi sellise korduva püsiva kiusamise ohver, keda näiteks keegi ka oma seltskonda võtta ei taha, siis mida sina saad teha? Lähed tema juurde selles olukorras, kus talle halvasti öeldi ja ütled, et kuule, tead, minu meelest ikka klassis peaks kõigiga viisakas olema ja mina tahan olla sinuga viisakas. Või kui sa ise ei julge seda teha, siis sa võid vabalt saata talle lihtsalt mingisuguse sõnumi. Või kui sa näed, et selline solvamine või ebaviisakas käitumine toimubki küberkeskkonnas, Facebookis või Snapchatis või mis tahes äpis, kus te omavahel suhtlete, siis seal sa saad täpselt samamoodi öelda, et stopp, mulle see ei meeldi või vähemalt saata ohvrile isiklikult sõnumi, et kuule, mu meelest see, mida ma sealt praegu loen, ei ole okei. Sellepärast, et suurim julgus on ikkagi mitte see, et me julgeme kiusata, vaid see, kui me julgeme vastu seista. Ja sa võid ka kiusajale öelda, saata sõnumi. Hei, kuule, see, mis sa praegu ütlesid, see oli väga nõme. Ja kutsuda samal ajal ohvri näiteks endaga kaasa, lähme teisele korrusele, ärme siin üldse praegu ole. Lähme vaatame, mis teised seal valenurgas näiteks teevad. Iga tüli või arusaamatus ei ole kiusamine, aga lahendada ja toeks olla sellistes situatsioonides, nii nagu ka kiusamissituatsioonides, saame me igal juhul abiks olla. Kui kedagi aga pannakse korduvalt ja tahtlikult ebamugavasse, valusasse olukorda ja ohver ei saa ennast aidata, siis igal juhul tuleb meil teada, et sellel on pikemaajalised negatiivsed mõjud ja meie kohustus on appi tulla. Kui te saate ka koos läbi arutada, millised võiksid olla need reeglid või kokkulepped selleks, et mida meie klass teeb, kui kiusatakse, mida meie klass õigeks peab, kui me näeme, et kellelgi on halb olla, siis nendest reeglitest, nendest kokkulepetest, et meie kiusamist ei luba, on ka abi. Ja kui sa üksinda ei julge ohvrile appi minna, siis võta sõber kaasa, arutage koos läbi, mida teie saate ohvri toetamiseks teha. Või siis, kui ka sõpra ei julge kaasa võtta, siis sul on head väledad jalad, mine ja leia
see täiskasvanu, kes võiks appi tulla. On see garderoobihoidja, on see mõni õpetaja, on see söökla töötaja. Mine ütle talle, et vabandust, ma praegu arvan, et see, mida ühe lapsega seal tehakse, ei ole õige. Kas te saate tulla ja aidata seda olukorda lahendama? Ja see täiskasvanu peaks siis tulema selles situatsioonis appi. Ma loodan, et te olete saanud nüüd kaasa mõelda, oma kogemustele mõelda ja kohe laekuvad minuni ka mõned teie käest tulnud küsimused. Näiteks Noora-Liis küsib, miks kiusamine olemas on ja miks inimesed kiusavad. Ja see on väga oluline küsimus, et me teaksime, kust see kiusamine üleüldse tuleb. Kiusamine kahjuks on midagi sellist, mis inimesed, isegi täiskasvanud inimesed kipuvad tegema, kui neil on endal kas halb olla või nad arvavad, et nad ei ole nii heal positsioonil klassis või töökollektiivis. Et nad püüavad oma tuju, oma enesehinnangut, oma heaolu parandada selle kaudu, et nad leiavad klassis kellegi nõrgema. Nad leiavad selles grupis kellegi nõrgema, kelle peal siis neid tegusid teha, kelle kaudu oma enesetunnet parandada. Ja kiusata saab ainult sellisel juhul, kui ülejäänud seltskond, ülejäänud kaaslased arvavad, et okei, las ta praegu teeb seda, meie ei hakka sekkuma. Kui kaaslased on koos kokku leppinud, et kiusamine ei ole okei ja nad sekkuvad, siis sellisel juhul kiusamine ei saa alata või vähemalt ei saa ta pikalt kesta. Siis tuli veel üks küsimus ühelt 4. klassi õpilaselt, kelle nime ma siit ei näe, aga küsimus on selline. Kas enesekaitseks võib kiusajat lüüa? Kui sul on vähegi võimalus, ära löö. Mine lihtsalt proovi sellest situatsioonist ära minna ja leida need turvalised inimesed, täiskasvanud või siis vanemad õpilased või muud kaaslased, kes aitavad sul sellest olukorrast välja tulla. Ehk siis, kui sa kiusajat lööd, sealt võib tulla lihtsalt veel valusam olukord. Et kui vähegi võimalik, siis ära löö. Proovi lihtsalt ennast kehtestada. Ennast saab kehtestada ka ilma löömata. Kui sa mõtled ennast natukene füüsiliselt suuremaks, ajad selja sirgu, pea püsti ja võib-olla paned ka jalad natukene harki ja ütled, et kuule, stopp, mulle aitab. Mina praegu seda olukorda siin küll kauem ei taha kannatada, aitab. Usu mind, kiusaja ehmatab juba ka sellest olukorrast ära. Minule on tulnud veel ka selline küsimus, kas ma olen näinud kiusamist pealt ja kas ma olen sekkunud. Minu juurde on jooksnud, kui ma räägin sellest, kui ma õpetajana töötasin, et minu juurde on jooksnud õpilased küll appi, et mind kiusatakse. Ja sellisel juhul me oleme alati rääkinud, vaadanud, et kas tegemist on kiusamisega või oli lihtsalt tüliga ja siis oleme proovinud seda olukorda koos lahendada. Aga hästi oluline, lapsed, on teil ka teada, et õpetajatel on raske väga paljusid kiusamisolukordi märgata, kui lapsed ise ei tule neile nendest olukordadest rääkima. Ehk siis, kui teile tundub, et miks õpetaja midagi ei tee, miks ta ei sekku, siis siin võib väga vabalt olla selline olukord, kus õpetaja ei saa aru, et see, mis toimub, on kiusamine. Ja seda enam on meil oluline roll olla abiks sellele täiskasvanud inimesele, sellele õpetajale või emale, isale, et öelda, õpetaja, mulle praegu tehti liiga, minu meelest see on kiusamine ja kas te võite mind aidata. Et sellest on õpetajal hästi palju abi. Ta saab su ära kuulata ja mõelda sinuga koos, mida edasi teha. On Uhtna põhikoolis 4. klassist ka selline küsimus, miks tugevamaid ei kiusata? Kiusata on raskem
siis, kui me näeme, et see inimene, keda me proovime kiusata, et ta hakkab vastu. Miks kiusamine saabki välja kujuneda, on ju seetõttu, et osad meie kaaslased ei oska nii hästi ennast kaitsta ja sellepärast saabki see olukord tekkida. Kui on meil kaaslasi, kes suudavad ennast kaitsta, siis see, kes tahab kiusata, kes tahab oma enesetunnet parandada, ta püüab siis leida järgmise inimese, kes võib-olla nii oskuslik ja nii tugev ei ole. Kas mind on ka kiusatud või kas ma olen kiusamist näinud ka õpilasena? Nii on, ma olen olnud ka ise kiusamise ohver, ma olen ka ise kiusanud, sest kiusamise ohvrid tihtipeale mõnes teises situatsioonis püüavad oma enesetunnet parandada ja kipuvad valima ka need halvad valikud ja kiusama. Aga teil on nüüd võimalus oma õpetajaga mõelda, mida teeme meie, mis on minu isiklik valik, kui ma näen kiusamist, mida mina teen aitamiseks.